Mina olen Reet Raukas, olen hariduselt lastearst. Olen töötanud üle 30 aasta vastsündinud arsti ehk neonatoloogina ja praegu on minu igapäevane töö Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhatajana. Imetamisega ja imetamise nõustamisega olen ma tegelikult tegelenud oma tööaja algusest saadik ehk sellest hetkest, kui ma 87. aastal läksin tööle praeguse Ida-Tallinna Keskhaiglasse vastsündiarstiks ja 94. aastal ehk pea 30 aastat tagasi lõpetasin ma esimese imetamise nõustamise kursuse imetamise nõustamise treenerina. Ja sellest ajast olen ma õpetanud, ma arvan, et sadu ämmaemasid, arste, õdesid imetamise teemadel. Imetamise nõustamine on äärmiselt oluline ehk et kui me praegu näeme seda, kuidas lapsed sünnivad, neid sünnib vähem kui aastakümneid tagasi, peredes on vähem lapsi, mis tähendab seda, et ei ole nagu eelnevat informatsiooni, kuidas lapsi peaks toitma. Meie vahepealne hariduse lünk on tekitanud tunde, et lapsi võikski toita näiteks kunsttoiduga, mitte rinnapiimaga või et ei teki seda põhibaas, et imetamine on ühe lapse toitmise standard. Ja kuna siiamaani pole Eestis olnud niisugust pikka korralikku koolitust imetamise nõustamise kohta, siis ma arvan, et see praegu käivituv kursus on äärmiselt oluline, et saaks hea väljaõppe need inimesed, kes tahaksid aidata emasid ja lapsi, et nad saaksid kõige parema elu alguse. Kes praegu Eestis tegeleb imetamise nõustamisega? Enamasti need on ämmaemandad või õed, kes on oma huvist selle valdkonna vastu ennast täiendanud, olles siis tõesti algselt saanud meditsiinihariduse siis tõesti õena või ämmaemandana. On neid naisi, kes on läbinud 40 tunni imetamise nõustamise koolituse ehk kes ei ole ise meditsiiniväljaõppega, küll aga nad on emad, kes saavad aidata teisi emasid. Aga ei ole meil niisugust korralikku väljaõpet, et teaksime, et selle väljaõppe lõpetanud inimesed nõustavad emasid ja lapsi õigesti. Kui me praegu oleme mõelnud, et imetamise nõustajad on enamasti meditsiinitaustaga inimesed, siis antud kursus on mõeldud 10-kuulisena, ta on suhteliselt põhjalik nii meditsiinivaldkonnas, nõustamise valdkonnas, imetamise valdkonnas, et ei ole alati vaja, et see inimene, kes tuleb nüüd õppesse, oleks lõpetanud meditsiinivaldkonnaga siis kõrgkooli või ülikooli. Küll aga peab ta olema toitumisteaduste huviline, ta peab olema empaatiavõimega ja ta peab aru saama ka laste arengust, et nõustada neid emasid ja lapsi õigesti. Ma arvan, et imetamisnõustamine on teema, mida peaks valdama kõik need meditsiinitöötajad, kes vähegi lastega kokku puutuvad. Ma arvan, et need peaks olema pereõed, perearstid, kes näevad kõige rohkem lapsi. Kindlasti on siin sünnitusmajade ja haiglate töötajad, kindlasti ka hambatohtrid ja suuhügienistid, kes võiksid vallata seda teemat. Aga ma arvan, et meil on olemas ka toitumisnõustajaid, toitumisterapeute, kes tegelevad küll veidi vanemate inimeste toitumisnõustamisega, aga nemad peaksid tegelikult ka imetamist valdama. Kuna mina oma tõesti üle 30-aastase tööstaažiga olen näinud erinevaid emasid lapsi, olen sattunud kokku olukorraga, kus laps ei võta kaalus juurde, aga kus tegelikult probleem ei ole mitte piimavähesus, nagu on kahtlustatud, vaid imetamistehniline probleem ja need lapsed on saanud tagasi rinnale niimoodi, et pole põhjust olnud kunsttoitu süüa. Neid on palju olnud. On olnud nii ajalisi lapsi, on olnud neid haigeid lapsi, on olnud ka enneaegseid lapsi, kelle puhul elu algus on raskem, kelle puhul ka see imetamise algus on raskem, aga keda on vaja julgustada, toetada ja kes võib-olla ei saa rinnale esimesel elunädalal, küll aga esimese elukuu jooksul. Et neid on palju ja see töö väärib tegemist.